Ahoi kotkad, mis toimub siis? Tänast videot alustab, aga see vist ei ole ainukene teema siin, aga alustab vähemalt siis selle töökoja koristusega lõpuks, kuna väljas on selline sajune ilm, hetkeks küll ei saja, aga põhimõtteliselt on siin jah. Nüüd päev läbi tulnud, hommikul korraks oli vaikne. Nii, laadime kõlli ära, tähendab, see on juba laadinud, paneme mussi mängima ja hakkame seda segadust siin siis koristama. Et mis siin siis plaan on? No, kõigepealt peaks välja viskama siit mingid asjad, mis siia ei jää. Ehk siis meil oli siin see vana mootor, mis hästi tublisti teenis pikalt meid, aga midagi juhtus selle lülitiga, enam kõik käigud sisse ei lähe ja nagu näha, siin on see teema, et see lahti ei käi, ma ei saa vaadata ka, kas siin on oksudeerunud mingid asjad või mis siin teema sees on, et selle peaks siit lahti sulatama selle koha pealt, kus ta on kokku joodetud siit. Ja siis vaatame, aga kuna see on nii vana mootor, siis ma arvan, et see ei ole seda aega väärt. Et siin läheb varsti midagi muud, mingid harjad või mingid muud asjad, ehk siis sükene kola kõik, mida siin olema ei pea, läheb siit minema. Ja siis hakkab vaatama, ehk siis hästi palju paneb igale poole nüksid asju, nagu mul siin juba on. Igale poole kuskile tuleb panna mingeid kruve või asju, kus saab siis kõlgutada midagi. Tõenäoliselt oleks ju hea tekitada siia taha vist veel üks riiul, kus peal siis hoida mingisuguseid väiksemaid asju. Mitte nii lai riiul, nagu see ülemine on, aga natukene kitsam, kus siis ka vajadusel veel mingid kruvikarpe ja ma ei tea mida nagu panna. Kas või siis neid motivatsioonipakette või värke. Et praegu meil motivatsioonipaketid on siin. Ehk siis need on need asjad, mis nagu praegu täpselt on, ma pean ühe siit alt võtma kohe välja, ühe 2-liitrise. Et kui kõigest on siiber, ei jaksa, ei viitsi ja ei taha enam millegiga tegeleda, siis kallad omale pisikese välja ja suudab jälle paar tunnikest nagu kauem midagi ehitada või teha. Aga jah, mis siin siis ikka, hakkame siis mingisugust süsteemi siin tegema. Et seda osa siin nagu pikalt ei näita, aga te nägite, milline ta praegu on. Ja ehk siis näitame lihtsalt kunagi hiljem, kui see valmis on, milline ta lõpuks on. Et täna ma seda kindlasti valmis ei jõua, et mul on siin tund aega plaanis täna siin olla ja siis läheb jälle arvutisse toimetama ja tegema seal erinevaid asju. Aga jah, nüüd muusika käima, võtame ühe motivatsiooni paketi sealt ja katsume midagi vähemalt ära teha. No nii nende asjadega on. Eriti midagi paremaks pole muutunud siin. Sai selle riiuli siia ja natukene mõned asjad peale. Ja natukene mingid staffi siit jalust ära. Ja natukene seda saab puhtamaks, sest eile kell sai juba 8. Täna järgmine päev, nagu aru saate juba. Ja siis nagu nende asjadega on, et nüüd oli vaja jälle see niitmispäev teha. Sellepärast ma selline olen. Ja kui nüüd jaksu on, siis täna õhtul teeb edasi seda töökoja koristamist, aga tegelikult on veel ennem veel üks asi vaja. Aga jah, see territoorium on nii suur siin, et kõik siin jälle niidetud sai, võttis aega. Kairit lõpetas 2 tundi vist tagasi juba umbes. Mina hakkasin 10-15 pihta niitmisega ja praegu on 16-27. Mis ta siis on? Umbes, ütleme 6 tundi. Vahepeal siis sai täidetud paaki ja vahetatud ka tamiili, aga Keiu sai ju lasteaia lõpetamise puhul omale siukse asja. Ja see on vaja siis kokku panna, ehk siis täna lükkub see koristamine jälle edasi. Aga nende asjadega on nagu on, et siin on muid asju ka peale ehituse ja värgi, et kõike on nii palju teha kogu aeg, et polegi midagi teha. Ja kui on veel õhtul hiljem jaksu, siis teeb kas või natukene, et juppaaval peab selle ruumi siin korda saama. Aga praegu on küll nii küpse olla, et nende kallakute peal, mis siin on, videost ei saa aru ju. See tallamine.
selle trimmeriga ei ole lihtne. Aga noh, mis seal ikka, vaatame siis natukese aja pärast, mis me siin teeme edasi. Paneb siis kokku seda batuuti. Kõik augud on ette tehtud sellel konstruktsioonil nagu ikka, poldiaugud. Aga noh, teravam silm juba siit näeb. Ma ei tea, ma pean vist teiselt poolt minema. Et need otsad on kõik täiesti kõverad. No ei ole need augud kohakuti üldse. Näitan siit poolt. Noh, näed rihiga tagumisel keerab ots külje peale ära täiesti. Et see on siin sirgepost, teisel keerab ära, mingi kõver toru. Ja noh, siin on paar tükki veel niuksed, et otsad lähevad kuhu tahavad. Et noh, ei ole see asi siin sirge ega kuidagi. Aga noh, toore jõuga väänab selle ülemise osa ja võrgu peale. Et noh, nad ongi nagu sissepoole kurviga, jah. Niimoodi mõeldudki kõverad, aga ta on selles mõttes kõver veel, et noh, ta peaks nagu kurviga sissepoole siis minema, aga see ots keerab veel niimoodi paremale ka ära. Ehk siis tahaks tegelikult siit keskelt lahti teha, ta on jätkuga, et see on 2 torust, siin on jätkukoht, siin olid augud ees ja tahaks seda nagu nii-öelda niimoodi keerata, et seda otsa sinna poole, aga noh, ma ei hakka neid auke üle puurima, praegu vaatame, kas õnnestub see peale saada see ülemine osa lihtsalt jõuga vennates. Noh, poe nüüd. Poe sealt niimoodi, nagu sa siia ilma tulid. Nii, vaatame, kas hüppame katki. No seda ma otsi eetris küll ei tahaks, et see nüüd katki läheb kohe. Timmu tahab kadule, ei, me ei võta teda. Ma ei julge kõvasti hüpata, see Hiina värk. Jah, hiinlased on palju väiksemad kui meie. Üks asi tuli juba katki küljest ära, üks komm. Ja kui ma nüüd hüppaksin, rammiksin veel siia võrku ka, no see kõik see asi murduks siin puruks. Jah, ja küll siis. No mine. Ei, ta ei lähe. Ei, tule, Timmu. Timmu. Mine ja kutsu teda. Proovime. Tule siia. Mine sisse, proovime. Tule. Ta ei jõua hüppata. Aga hoopsi ka. No ja niimoodi läkski see tänane päev jälle ja ikka ei jõudnud töökoda teha. Hakkasin töökoda tegema, aga noh, siis Kairit saanud üksi hakkama selle asjaga. Kuule, me ei saanud kahekesigi peaaegu sellega hakkama nii. Ja nüüd on kell juba 20:46 ja noh, palju õnne. Ja tegelikult ma hakkasin tööle nii-öelda 8 juba hommikul. Tegelesin arvutis asjadega. Ja niimoodi venibki see. Kõik see ehitus ja asi siin, kui mõni mõtleb, et miks venib, et nagu ma mitte midagi ei teeks. Mingi üle 6 tunni läheb mingi trimmerdamise peale, pluss veel Kairiti töötunnid ka vähemalt 4, sest me tegime nagu selles mõttes koos, et mina trimmerdasin ja tema lasi siis elektriniidukiga siit, kust nagu siit elektriniidukiga, kus sai, aga noh, kõik need sopid siin niimoodi, need niisugused kallakud ja asjad ja jõnksud ja noh, see ei saa ju muidu kui trimmeriga. Jah, aga noh, nüüd on natukeseks aeks jälle rogumajas. Aga noh, kauaks. Jube. No ja, praegu lähme kämpse ära ja eks siis vaatab homme edasi midagi. Meil tulevad jälle ühed külalised ka ja ehk siis homme täit tööpäeva jälle ei ole, aga no vahepeal peab tegema natukene puhkust ka. Nii, järgmine päev. Vesi hakkab uuesti madalamaks tagasi minema, sest praegu päike paistab. Et jälle üks päev korraks on nagu päikeselist ja homme hakkab jälle tugev sadu pihta, nii et ei tea, kuidas siin jälle on nende asjadega, aga
mis teeb, et meil on ju kalastuslaager tulemas ja kalastuslaagrisse on vakla vaja, et paneme ikkagist nüüd natuke teistmoodi kraami sinna vaglafarmi, ehk siis viskan praegu 6 muna saepuruga segamini sinna, keegi soovitas ka kommentaarides ja liha praegu niisugust, mida raisata oleks, võtta ei olnud. Aga kuna täna poole päeva pealt tulevad külalised, siis me püüame natukene särge ka ja nende särgedega on ka see, et need suured särjed sai sinna pandud, aga nende soomus peal. Ja kuidagi kuivasid nagu ära, võib-olla see kärbes ei saanud hästi muneda sinna liha peale. Aga raisamatjad läksid siis kohe kallale nendele. Et võib-olla need särjed tuleks lihtsalt puruks lõigata nagu tükkideks. Et nad nii kiiresti nagu pindmiselt ära ei kuiva ja see vagel, see kärbes saaks otse lihale muneda. Ehk siis viskab neid asju ka juurde sinna hiljem, aga ma panin eile siia, et see on 1 öö olnud ainult, võiks nalja pärast vaadata, kas siin on midagi peale jäänud, et ma panin selle siia koopa suu peale, raja peale, et siin on niisugune koht, kus loom kohe kindlasti mujalt mööda minna ei saa. Et vaatame, mis on 1 ööga nii-öelda juhtunud siin ja kes on siin käinud, et võtame selle kaardi, vahetame ka välja. Nii, panin kanku siia korraks, et annan võimaluse satikatel välja ronida. Aga tegelikult ma vaatan, siin paar vakla isegi on sees. Et tundub. Jaa, midagi siin ju vakla isegi liikus, aga noh, seda oli vähe. Aga paneme jah, nii, saavad siis minema siit praegu seest ja vaatame siis. Teeme selle vanast kalaraipest puhtaks selle ja proovime paremini selle toimima saada. Või oota, ma nägin praegu siin, tõmbasin need kalad ringi ja siin all siiski on vakla, ehk siis. No jätan selle, kus haiseb. Selle sodi ikkagist siia. Et tundub, et ongi hakanud seda vakla tekkima, ma siin käisin just paar päeva tagasi või. Kui haiseb, vaatamas seda siis ei olnud, aga peksan need paar muna saepuruga lihtsalt siia juurde siis veel. Ja eks siis hakkab tulema. Ja noh, nüüd said need munad sinna sisse pekstud ja ikkagist jätsin vanad kalaraiped alles, kuna seal all oli vakla ka ja vaatame. Nüüd ta on nagu niiskem, kärbsel natuke parem muneda, lõhkusin neid nagu puruks. Et siis äkki midagi muutub ja siis ikkagist esimesel võimalusel toon liha ka siia ja tundub, et see särjevärk ei ole võib-olla tõesti nii hea. Mis siis veel teeb? Lohistab niisuguseid notte, mis meil siia soppi sisse on tulnud köiega välja sellisesse kohta, kus mul parem on nad kaldale võtta, et siin on neid palju. Siit ei saa praegu ligi eriti. Aga sinna, kus paadiga sõidan, sinna lohistab need ära. Ja seal taga on veel mitu tükki. Et köis naelaga külge ja paneb sõitu. Vaat nii. Ja nüüd sadamasse. Ja näitan siis ka, mis siit siis tuleb. Noh, niukseid suuri puid. Ja siis ka selliseid tüüpe, mis on ka niisugused korralikud jurakad, et need tõmban ka kõik välja, et ei hakkaks siin kasvama juurde seda jama. Ja siis siin on see mingi hõljuvad taimed veel. Et natukene teeme, enne kui külalised saabuvad, niisuguseid asju ka, et puhastab seda soppi. Muidu siin need notid vajuvad üks hetk põhja ja siis hakkab lante siia kinni takerduma. No ja siin nüüd vahepeal sai külalistega ka tegeletud. Näe, preili tuleb. Aga Kairit jõudis vahepeal siin, kuni ma siin väikest kalaretke tegin, ära värvida siis ka selle. Et see on nüüd sama asjaga üle tehtud, mis see trepp, aga ta tundub tumedam, sellepärast, et ta oli juba vähe tumedaks tõmmanud see bruss. Ja need puud, mis siin ees olid, noh, need me pidime siit ära vedama, mis siin oli mingi suure munniku ja ära ei mahtunud sinna alla, sest et sealt ülevalt kogu aeg tuleb vett peale, et need me panime üldse päris puukuuri ära varjaluse alla ja mis siis veel jääb siin veel natukene selle treppi teha, aga kuna külalised mööda seda veel käivad siin täna, siis me ei hakanud seda tegema. Aga noh, siukene see jama tuleb ka üle teha.
samasuguseks nagu see seal ja siis ka see põrand. Aga need asjad jäävad teiseks päevaks. Aga ma arvan, et selleks videoks rohkem praegu ei panegi. Et ma panen selle video nüüd jälle kohe kokku ja kohe teile ülesse. Et meil oli siin sükene tripp ja väikene kalastusreis, et me ei jõudnudki rohkem täna siin tööasju ja värke filmida, aga me hakkame veel täna õhtul töötama koos külalistega, natuke mingeid asju tegema siin. Et jah, aga selleks videoks kõik, kerige magama kratid ja davai, teeme järgmises.